Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks on Reet Kasepalu. Me rääkisime õpianalüütikast, doktoriõppest ja meie ühisest salakeelest, saksa keelest. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja mina istun siin täna daamiga. Ma ütlen sulle daam, sest sa tulid kübaraga. Nii lahe. Tere, Reet. Tere, Maigi. Tead, ma hakkasin mõtlema seda saadet ette valmistades, et ma ei mäleta, mis su neiupõlve nimi on. Saksakeelne Rosenblatt. Oli jaa, täpselt. Kusjuures ma nii kaua mõtlesin. Ja olid valmis sellest loobuma? No keeruline oli. Siiamaani vahel igatsen. Kas sul oli mingi sugulus või kust see nimi on tulnud või on sul mingi... No isa mul rääkis, et tegelikult on juudi nagu nimi, et ma otseselt, isa poolt mul on see nimi, eks tulnud ja alati on tore, et keegi seda kirjutada ei oska. Et selles suhtes on mul nüüd elu natukene lihtsamaks läinud. Et Kasepalu on märgatavalt lihtsam eestlastel kirjutada. Aga jah, ta oligi siuke eriline ja siis õpetajad alati siis küsisid, kui ma põhikoolis käisin, et kas ise ka tead, mis see nimi tähendab ja No, muidugi sa teadsid ju. Jah, teadsin. Mina mäletan sind selle nimega. Meie esimene tutvus oli selline korralik tutvus hiljem, aga selline nägemine vast aastal 2007-2008. Umbes nii. Kusjuures me lõpetasime vist 1 aastal magistratuuri. Jah, me 2 lõpetasime sel aastal. Olimegi 2 või? Olime, jaa. Aga me olime 2 lolli seal aktusel. Jah, et sinu kursuselt ei olnud keegi veel lõpetanud ja minu omastest ei olnud vist ikka keegi. Või võib-olla keegi oli enne nagu mind kõige tahes, jah. Nagu koos minuga, siis keegi minu kursuselt ei lõpetanud. Nii et me olime 2 saksa filli, kes lõpetasid. No jah, ühesõnaga, las ta jääb siia ajalukku. Sinu elu või sinu haridustee on nii kirju. Kas see sõna kirju on sinu jaoks ka see, mis iseloomustab seda? Ma ei ütleks, seda väga kirju on. Pigem ikkagi on kogu aeg nagu ühes suunas vaadatud, et ma ei tea, ma ei ole vahepeal maastiku arhitektuuri läinud õppima, et kogu aeg on ikkagi, ma lihtsalt tundsin, kui ma ära lõpetasin need 2 magistrit, anglistika ja germanistika, et siis sealt filosoofia teaduskonnast saab väga hea tugeva ainedidaktilise poole ja nagu selle keele, pädevuse ja kõik selle, aga sellist psühholoogilist ja kasvatuslikku poolt mul nagu tundus, oli nagu liiga vähe minu enda jaoks. Ja siis sellepärast ma läksin kasvatusteadustesse. Aga see on kõik üks sama suund ikkagi. Ja siis nüüd lihtsalt olen doktorantuuris kasvatusteadustes. Et mingid hulle nagu kannapöördeid teinud ei ole. Kelleks sa lapsena tahtsid saada? Ma nagu ei mäletagi kunagi, mis ma nagu väga... Ma mäletan seda, et ma teadsin, et ma ei taha saada eraettevõtjaks. Sest mu ema-isa olid siiamaani on eraettevõtjad ja ma nägin, kui palju tööd see on 24/7 töö, et oma padja peale kirjutasin ka ema-isale head tööd. Kuigi ma arvasin, see oli minu siis õige kirjaviga, aga tagasi mõeldes on see natukene selline bittersweet, sest nad olidki sel hetkel tööl ja mina läksin siis üksi magama. Või koos vennaga. Et seda sa ei tahtnud. Aga millal see soov õpetajaks saada nagu esile kerkis? Ma olin ühes saksa firmas tööl, siin Võru tänaval, üldse mitte kaugel siit. Ja siis tuli Räpina aianduskool, otsis ingliskeele õpetajat ja ma olin juba 1 semestri peaaegu saanud ingliskeele didaktikat ja ma olin ikkagi sisse astunud ka magistratuuri juba saksa keele õpetaja õppekavale. Aga siis ma kuidagi mõtlesin, et kui sa oled see tõlk, mul oli põhimõtteliselt 2 varianti, kas suuline tõlk, eks, või siis õpetaja. Ja siis ma mäletan, mis selle nimi, mingi rastapatsidega
kes käis meil kursuse paar kõrgemal, rääkis siis, kuidas see suuline tõlk peab olema tapeet seinal. See idee olla tapeet seinal mulle eriliselt ei imponeerinud. Ja ma mõtlesin, et õpetaja amet on midagi üllast ja toredat, aga see ei olnud kindlasti mingi asi, mis ma olin terve elu nüüd oodanud. Küll aga ma olin õpetaja, oma inglise keele õpetajat ma olin juba põhikoolis asendanud, et ta käis kuskil reisil või ma ei tea, ja siis me olime nädal aega, andsime tunde kõigile gümnaasiumile ka, et jah, siuksed ajad. Väga põnev. Kusjuures seda tapeedi juttu on enne ka räägitud suulise tõlgi puhul. No ei, ma ütlen, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, see oli siuke, no ta ise, ta ei olnud tapeet, absoluutselt mitte, et ta ise nagu, ma ei tea, kas ta töötab nagu suulise tõlgina nüüd hetkel, aga et ta oligi selline väga väljapaistev ja ere ja niimoodi, et siis jah, mulle tundus ka tema puhul, et see pole nagu päris see. Aga doktoriõppe, see idee, kas see on nagu algusest peale olnud, et jah, ma lähen nagu haridusteel lõpuni välja või see tuli kuidagi pärast magistratuuri? See tuli üldse siis, kui mina olin juba tegevõpetaja. Noh, kuigi ma olin tegelikult peaaegu enamus oma magistratuuri ajast ka tegevõpetaja, alguses siis kutsekoolis ja pärast siis väiksemas linnakoolis. Aga ma mäletan, kuidas me tegime mingit seda Comenius projekti, mingi kuskil Taanis või niimoodi, ja siis me kõndisime oma kolleegi, kalli ajalooõpetaja Seret Venega, ja siis ma mäletan, ma rääkisin talle, et nagu nii äge oleks, kui nagu saaks mingi aja keskenduda rohkem sellisele teoreetilise baasile ja mõelda nagu, et oleks aega mõelda, reflekteerida ja kuidagi nagu panustada sellesse haridusse kuidagi teistmoodi. Et see tundus minu jaoks äge, sest et magistritööd, mis ma tegin, olid ikkagi suuresti kogu aeg töö kõrvalt ja et saingi mingi nädala sain istuda seal raamatukogus ja keskenduda sellele, aga see mulle hullult meeldis. Nagu selline korraks nagu oma siis praktiliste kogemuste kuidagi teoreetilisse raamistiku panemine. Sinu doktori teemast või doktoritööst või ma ei tea, kuidas seda tänapäeval nimetatakse, teematöö? No doktoritöö on ta ikkagi jah, doktoritöö teema, kuigi mul ei ole monograafia, eks, et mul on artiklipõhine. Selleni me kohe jõuame. Ma tahan lihtsalt küsida su käest ühte küsimust. Sa juba ütlesid ka, et mis oli see, mida sa nagu koolist ei saanud või miks sa tahtsid nagu vahetada natukene. Aga kas oli ka raske seda otsust teha, et nüüd ma enam nagu nii efektiivselt õpetamisega ei tegele? No minu jaoks ei olnud, kuna ma tegin seda lapsehoolduspuhkusel, et ma teadsin, ma tean, kui palju tööd nõuab õpetaja töö. Ja kuna ma olin väga kaua oodanud oma last, mitte ainult 9 kuud, siis ma tahtsin rohkem temale nagu kvaliteetaega pühendada. Samas ma tundsin, et ainult sellega ma ka nagu ei suuda. Et ma sain olla 4-5 kuud, olin siis ainult põhimõtteliselt oma lapsega ja siis vaikselt hakkasin siis tegelema doktoritööga, et see kindlasti oleks olnud keerulisem seda otsust teha, kui ei oleks, ma juba olin selle õpetamise töö pausi mõttega harjunud enne seda ja siis mõtlesin, et ma proovin ja kuna mu need juhendajad, kes ma sain, olid nii ägedad, siis ma sain sisse, siis see tundus nagu kõigi unistuste täitumine. Miks Tallinna Ülikool, kuigi siiamaani olid sa eelnevalt õppinud Tartu Ülikoolis ikkagist? Jah, aga ma olin korduvalt vaadanud ka Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste õppekava. Ma olin selle läbi tudeerinud korduvalt, aga et võib-olla seal oli see natukene, et ma tahtsin nagu muutust,
et jah, ma olin juba bakalaureus ja peaaegu 3 magistrit siis sai seal tehtud, et siis kuidagi mõtlesin, et äkki tehakse seal natuke midagi teistmoodi. midagi halba oleks, aga lihtsalt vaheldust. Aga see otsus jäi mul, et magistrisse ma läksin ikkagi 3. Läksin Tartu Ülikooli, oli puhtalt ikkagi mugavusest. Ma ei Tallinna, ma niikuinii ma elasin siis Tartus juba natukene ja käisin tööl Karksi nuias, et juba seal oli päris palju sõitmist, et ma ei... sa ei elanudki Karksis koha peal või? No see on ka... või sul oli seal... oma ette lugu, ei asu 1 aasta elasin nuias või 2. Yeah. Siis 1 aasta elasin Viljandist, käisin Viljandist. Nii et ma olen ka Viljandist Tartu tänaval. Elasin seal ja siis 2 aastat ma käisin Tartust, et meil oli maja Tartus ja siis ma sõitsin kogu aeg. Et siis ma ei suutnud nagu endale selgeks teha, miks ma siis peaksin Tallinnas ka nagu Tallinna sinna Eesti ringreisile lisama. Aga sel hetkel, aga siis me kolisime Tallinnasse vahepeal pärast seda, kui mu abikaasa tahtsi valgekraeks saada, siis läksime Tallinnasse ja mina olin Tallinna Inglise kolledžis õpetaja ja siis tuligi kene, nii et sel hetkel, kui ma kandideerisin, ma elasingi Tallinnas. Siis nagu jah, et see õppekava, see pakkumine tuli, see on siis projektist rahastatud see doktori koht. See projekti teema mulle sobis, need juhendajad mulle sobisid, et ma käisin seal eelkoolis, et sel hetkel nagu ma ei oleks Tartu olnud nagu keerulisem. Sina valisid teema selle järgi, mis pakuti, mis oli nagu see... No seal oli antud selline väga üldine teema, et põhimõtteliselt see üldine teema oli õpianalüütika. Ja see, mida ma täpselt siis sellega uurima hakkan, see oli minu enda otsustada, et üleüldiselt on ikkagi minul olnud minu doktoriõppes suuresti vabad käed. Et ma ei ole, olgugi, et ma olen selle projekti nagu rahastuse koha peal, siis mu juhendajad on andnud mulle väga palju autonoomiat, et kõik, mul ei ole ette antud neid research questions. Uurimisküsimusi. et need ma olen kõik ise teinud ja kõik metoodika ja et ma ei ole lihtsalt kuskil mingi liini peal seal, vaid väga autonoomne on see nagu kõik olnud. Aga ma tean, et see ei ole alati nii. Me oleme kohtunud sinuga Gustavi kohvikus, kus sa panid mulle mingeid asju ette. Mis sa naerad? Ei, mul tuli see meelde. Sa panid, ma ei mäleta mingi küsimused ja sa küsitlesid mind kui õpetajat siis. Yeah. Et räägi täpsemalt, kust see teema siis lõpuks tuli, mis see teema on ja kuhu sa sellega praeguseks jõudnud oled? Nagu ma ütlesin, et siis see algne pidepunkt oli õpianalüütika ja kui ma kirjutasin selle esmase proposali, kuidas iganes see on, et sisse astuda, siis ma alustasin tegelikult õnnelikkusest. Et mulle tundus, et õpilased ei ole õnnelikud koolides, aga kuna see on väga soft, keeruline uurida ja nii edasi, siis kuidagi moodi sellest õnnelikkusest, et üks osa uuringud siis ütlevad, et inimene oleks õnnelik, on vaja sotsiaalseid suhteid. Ja sealt siis edasi ma jõudsin koostööpõhise õppimiseni, mis siis loodetavasti ka kui inimesed oskavad koos tööd teha, koos elada, tunnevad üksteist hästi, siis nad on ka õnnelikumad. On siis minu selline, kuidas ma lõpuks püüan jõuda siis sinna algpunkti tagasi. Ja alguses oli selles suhtes ikkagi väga keeruline, kuna mul oli väike imik. Aga õnneks imikud magavad palju, et siis iga kord, kui tema nagu magas, siis mina lugesin ja hästi palju lugesin esimesel aastal lihtsalt teooriat sisse ja see oli selles suhtes hea, et ma olen alati selline tegutseja,
aga see nagu takistas mul kohe tegutseda ja ma sain natukene jällegi rohkem mõelda, reflekteerida, et mida ma siis tahan teha, aga kogu aeg mul oli küll selline pulbitsev tunne, et noh, millal ma nüüd nagu saan päriselt mingeid asju tegema hakata. Ja siis algas paberprototüübist, mida minu arust ma sulle näitasingi ja see oligi paberprototüüp, jah. Et selline algne idee, kuidas õpianalüütika võiks siis õpetajat toetada grupitöö ajal. Et sel ajal, kui õpilased tegutsevad rühmades, õpetaja tegelikult ei tea, mida nad seal täpselt teevad, kas nad tegutsevad selle eesmärgi nimel, mida õpetaja sooviks või on neil mingi muu väga põnev teema käsil. Et vaikust ikka kuulab õpetaja ära, kui mitte midagi ei toimu. Et siis anda nagu sellist, anda õpetajale sisendit selle kohta, mis toimub gruppides, rühmades, et siis õpetaja saaks sekkuda sinna. Sest ma ise olen ka olnud 10 aastat pluss õpetaja. Väga keeruline on lihtsalt sina lendad sinna rühma sisse korraks. Nii, siis esiteks see häirib neid, kui sina sinna sisse lendad. Sest et nemad just võib-olla nagu väga huvitav, mingi mõttekäik on pooleli, tuleb õpetaja sisse, lehvib ja nemad peavad hakkama, kohe tunnevad, nad peavad hakkama nagu kuidagi õigustama, mida nad teevad seal või kuidagi nagu õpetajaga siis suhtlema, mis võib selle mõttel on ka ära katkestada. Aga kui oleks võimalus, et õpetaja nagu niimoodi, et mingi analüütika toimub ja see õppeanalüütika suudab meile öelda, kas asi toimub nii, nagu peaks ja siis ei olegi õpetaja sekkumist sinna hetkelleks vaja või on mingi probleem seal, mille puhul saaks õpetaja aidata ja saaks rühmatöö palju efektiivsemalt edasi minna. Mitte, et nad jäävad kuskile toppama ja ma ei tea, ja siis lihtsalt asi jääbki poolikuks või üleüldse nad tegelikult ei hakkagi pihta selle päris asjaga. Ja mida ma õpetajana ka nagu väga palju nägin nii nende grupitööde puhul, mis toimusid klassis, kui ka kuulsin siis õpilastelt tagasisidet, mis kodus jäi teha, on see, et üks õpilane teeb ära selle ja teised nii-öelda kirjutavad oma nime alla ja tegelikult see kogu töö on toimunud ühe inimese peas, mis ei ole asja point, eks. Et me tahame, et inimesed arutaksid oma vahel, et see A plus B plus C oleks palju suurem, kui lihtsalt need üksik numbrid või tähed siis kokku oleks. Meil on 1 plus 2 plus 3, siianest oleks siis ei oleks 6, vaid oleks vähemalt 8. Et selline sünergilises diskussioonis tekiks mingi uus teadmine, uus mõte, uus mingi looming, mis on üks asi, mida mina kogesin väga palju oma teise kalli kolleegi Brett Baussovaga, kui me tegime mingisuguseid, valmistasime ette mingisugused ainepäevi või tegime mingi teemaüritusi, ülekoolilisi tegime üle gümnaasiumi vist mingi rühmatöid või panime isegi põhikooli ja gümnaasiumi kokku kuidagi ja siis nad tegid mingeid asju. Aga ma ei oleks elu sees nagu üksi nende asjade peale tulnud. Aga just see, et me saime kokku, me võtsime aega, me mõtlesime, mida me tahame teha, mis minu mõte on, mis tema mõte on ja siis sellest nagu kokku tuli nagu nii palju ägedam asi kui see, kui mina üksi oleks seda teinud või tema. Et see nagu andis mul indu juurde, et tegelikult nagu sest ega põhikooli ajast mina olen ikkagi 90ndate laps on ju, et igaüks enda eest ja et meie ajal, meie ajal, minu nagu üleskasvamise ajal oli ikkagi, ma ütleks nagu suhteliselt individualistlik, et ajalõpetaja tegi küll meil rühmatöid ja ma mäletan neid, tegime postreid ja nii, aga mina küll ei saanud aru, miks me neid teeme. Ma mõtlen praegu, kas ma mäletan rühmatöid. Ei, ma vist ei mäleta. Ei, meil oli, ma mäletan, meil Anu Merik Eenmäe, tema oli selline legendaarne ajalooõpetaja ja tema ikka käis koolitustel ja tema tegi igast ägedad asju meiega. Et selles suhtes ma mäletan, et me tegime need asju, aga kogu aeg, kui ma tegin, siis ma nagu mõtlesin, et
miks ma seda teen, miks ma pean nendele tüüpidele seletama seda asja, mida mina ammu tean. Ja kui ma teeks seda üksinda, ma saaks seda 7 korda kiiremini tehtud ja pakaa, eks, minekut. Et see, et nagu nemad võiksid mulle midagi, mul ei olnud nagu sellist mõtetki. Kuigi tegelikult seal tuli nagu ikkagi päris ägedaid asju vahel ka. Ja siin on aeg väikseks pausiks. Ja kallis kuule, kas sina oled ka tundnud grupitööd tehes, et kuidagi sinu roll on väiksem või suurem kui teistel või kas sa oled kellegi eest midagi ära teinud? Aga ega inimesed ei ole harjunud sellega või meie ei olnud sellega harjunud. Ma usun, et tänapäeva nagu õpilased on juba vähemasti rühmatöö kui sellise metoodikaga. Et keegi, kui me ütleme, et hakkame nüüd rühmades tegema midagi, et kellegi jaoks ei ole see mingi üllatus või et issand jumal, kuidas see käib. Et kõik teavad, mis asi see on, aga ma ei ütleks, et see väga efektiivne. Jah, see, mis sa välja tõid, seda ma tunnen ise ka tegevõpetajana, et ma mõnikord lendan sinna sisse niimoodi piu, ja siis nad hakkavad õigustama võib-olla ja võib-olla ei olegi vaja sinna sekkuda, eks ole. Või ma sekkun liiga vara, et tegelikult on vaja, aga võib-olla natuke hiljem. Ja sina pakud siis mulle lahendust nii-öelda tegevõpetajana? No me siin niimoodi et paberprototüübist on nüüdseks saanud juba siis veebipõhine lahendus, mis on ikkagi hetkel prototüüp. Nimeks siis on GoTrack ja mida me oleme ka käinud juba erinevates koolides katsetamas. Seda saab kasutada nii distantsõppes kui ka siis mis see? Kontaktõppes, face-to-face learning. Olgugi jällegi, meil tuli vahepeal see pandeemia, eks, et me olime välja töötanud juba prototüübi ainult, mis töötas siis näost kontaktõppes, kontaktõppes siis tuli COVID ja siis me pidime välja töötama siis asja, mis töötaks veebis. Ja siis nüüd on see probleem, et keegi ei taha ju distantsõpet teha. Et nüüd me pidime siis seal oma selle veebipõhise adapteeruma jällegi kontaktõppele, sest et mina tegevõpetajana ka, kui mul on võimalus, et mul on õpilased klassis, ma ei saada neid ära, et teeme nüüd täna selle tunni, minge kõik koju ja et igaühel oleks oma ruum, oma kaamera ja oma mikrofoniga, mis on lähedasem labori tingimustele, kus lihtsalt hääle kvaliteet on parem ja meie uuringu nagu tulemused oleksid seetõttu paremad. Aga nüüd oleme lihtsalt jälle pidanud adapteeruma ja selle asemel, et keskenduda häälele, me siis keskendume suu liikumisele, mis siis ennustab rääkimist. Soo. Et ma korraks mõtlesin, äkki pannakse õpilastele mingid nagu need nupsud ja juhtmed külge, et pulsid ja asjad. Iga nagu lisa vidin tähendab, et seda oleks päris klassiruumis keerulisem kasutada. Sest et õpetajal on niikuinii, mina näiteks, ma hetkel olen Tartu rakendusliku kolledži õpetaja ka, mul ei ole oma koduklassi, ma jooksen seal ühest klassist teise, mis tähendab, et ma jooksen nagu vahel 30 õpikuga ja siis ma ei taha mingisuguseid pulsiandureid või ma ei tea, mingid ekstra mikrofone hakata veel nagu kaasa tassima. Et see peaks olema võimalikult lihtne õpetaja jaoks, et ta nagu hiljem hakkaks päriselt olema osa, mis mu juhendaja ikka ütleb, et see õpianalüütika oleks tulevikus sama loomulik osa õpetaja tööst, nagu on hetkel printer. Et sa ei mõtle sellele, et nüüd tehnoloogia aitab mind. et see on meie jaoks ennast võtselt või arvuti kasutamine mingite asjade näitamiseks, eks. Aga õpianalüütika hetkel ei ole veel, see ei ole loomulik osa, et me kasutaksime seda mingisuguse tagasiside saamiseks alatiselt. Aga hetkel oli meil et õpilased siis rääkisid ja nende häält salvestati.
Samal ajal siis ka videopilti salvestatakse, kust siis tulevad emotsioonide. Näotuvastusprogramm tuvastab ka emotsioonid tulevikus. Hetkel on see siis andmekogumisfaas sellega, et õpetaja saaks siis näiteks distantsõppes ka tunnetada, kuidas see grupp tunneb. Selline esimestes faasides, kui ma uurisin, siis õpetajad ütlesid, et nad tahavad, et see nagu klassi aura tunnetamine. Aura, et kui sa oled klassi ees, ja sa oled piisavalt empaatiline, siis sa nagu tunnetad ära, kuidas need õpilased tunnevad seal klassis ennast, et kas vahel peadki tegelema mingisuguse küsimusega, mis on õpilastel oma vahel, enne, et kui sa saad tegelikult hakata taativiga seal peale lennata. Aga eriti distantsõppes on see väga keeruline sellist asja nagu tunnetada, et võib-olla siis see nagu aitaks. Ja kuigi hetkel, kui me nagu oleme käinud koolides, siis me salvestame seda häält ja videot, siis nüüd järgnevates faasides enam seda, me kasutame seda ainult analüütikaks, kogu andmestik kustutatakse kohe ära, et meil ei ole mingisugust üüratud isiksustatud andmete kogumit, mis võib tekitada erinevaid eetilisi küsimusi. Ja ma tahtsin just küsida, et kui te käisite nüüd lindistamas, salvestamas, et te pidite vist kindlasti väga palju paberimajandust enne täitma või kuidas see... Jah, et kui on täiskasvanud õpilane, et 18+, siis on vaja ainult õpilase enda siis nõusolekut. Kui on aga alaealisega tegemist, siis on vaja ka lapsevanematega siis olla eelnevalt kontaktis ja ära selgitada, mis me siis teeme, mille jaoks, kus neid andmeid varundatakse ja nii edasi, et kes neid andmeid näeb. Kas oli ka lapsevanemaid või õpilasi, kes ütlesid ei, mitte mingil juhul ma ei ole nõus sellega? No keegi nüüd otseselt mingi protesti kui sellist, et oli lihtsalt õpilasi, kes ütlesid ei. Ja see oligi kõik ja see oli täiesti, see oli okei. Ja üleüldiselt ma nägin, kui ma käisin erinevates koolides, et siis ma nägin, et see alati tekitas ikkagi õpilastes küsimusi. Ja mis pärast ma nagu andsingi Pankassile teada, et see on asi, millega me peame tegelema, et see tekitab küsimusi nii õpetajates kui siis õpilastes ja olgugi, et meie ei kavatse seda andmestikku kus mingiks halvaks eesmärgiks ära kasutada, siis see, et ta on kuskil internetis üleval, see tähendab, et ta on ikkagi häkitav ju. Et olgugi, et meie nagu paneme ta võimalikult turvalisse kohta, siis kui on võimalik kuskil FBI-sse või ma ei tea, mingitesse väga turvalistesse kohtadesse sisse häkkida, siis vaevalt, et see meie server ka seal mingisugune puutumatu on. Aga nüüd, kui lihtsalt tuleb andmed sisse, et see hääl, video, mis iganes muud andmed nagu hiljem võib-olla lisanduvad, siis neid võetakse ainult sisendiks selle analüüsile, siis seal keskel käib see analüüs ära ja siis andmed lähevad minema ja ainult analüüsi tulemused jäävad alles nii õpetajale kui õpilasele. Kas ma saan õigesti aru, et kunagi sina tuled minu juurde mingi kaameraga või mingi hetkel oleme programmiga? Ei, hetkel on, et oleme kasutanud täiesti tavalisi arvuteid, et need arvutid, mis on koolis olemas, et see on lihtsalt vaja, meil on lihtsalt tarkvara. Jah, nii, sa tuled, oletame, kas või mingi äpp, kunagi tulevikus. Nii. Ma saan tõmmata enda tabletisse mingi äpi ja kui ma hakkan nüüd rühmatööd tegema, siis mingid asjad filmivad minu õpilaste nägusi ja siis ma saan aru, et seal rühmas nüüd on mingi situatsioon, et seal ma võiksin sekkuda. Kas ma pean selle sekkumise otsus ise tegema või teeb seda minu eest ikkagi see teooria või nüüd... see, millele see tugineb? Me töötame välja ka tehisintellekti, mis et on olemas siis juba koostatud mudel, kus on välja toodud erinevad probleemid,
mis koostöö ajal võivad siis tekkida ja siis teooria põhjal välja toodud erinevad lahendusvõimalused, mis võiksid olla. Ja meie idee ongi, et siis kui me suudame juba ära aru saada, kas koostöö on halb, hea, suurepärane, et see masin, et CodeTrack suudab siis anda kvaliteedi hinnangu ja me suudame ka aru saada, mis asi seal halb on. Ja siis selle põhjalt hakkab ta õpetajale pakkuma siis lahendusstrateegiaid, kuidas võiks selle grupiga tegeleda, et see grupitöö muutuks efektiivsemaks. Ja seda siis õpetaja saaks sisse lülitada, välja lülitada, et olenevalt sellest, kas ta tahab neid soovitusi või siis mitte, või kasutada ka lihtsalt kui sellist õpianalüütika, sellist ülevaate platvormina. Et kuidas õpetaja ise soovib. Ma arvan, et see pikas perspektiivis ei oleks ju ainult koolis kasutatav, vaid ka ju ettevõtetes ja ülikoolis. Jah, et me oleme testinud nüüd ka ülikoolis samuti, nii siis doktorantide et kontrollida, kas doktorantide selles koosolekul on siis doktorant see, kes on kõige aktiivsem. Või siis on tegelikult see juhendaja. Mis see vastus on praegu? No nendel, mul ei ole nagu sellist nüüd meeletut empiirilist andmehulka, aga need mõningad, mis ma olen näinud, on ikkagi juhendaja olnud aktiivsem. Et ma arvan, et see on ka hea selline, et see juhendaja nagu saaks reflekteerida ja võib-olla mõelda rohkem küsimusi, et panna see siis doktorant rohkem rääkima ja mõtlema. Et ta ei oleks selline loengu vormis, mida ta kindlasti ei ole ka, et lihtsalt loengu vormis, aga kuidagi see tasakaal võib vahepeal minna nagu ära. Millal see sinu peas valmis saab? No minu peas oli ta valmis eelmise aasta veebruaris. Aga mina olen ka ülim ajaoptimist selles suhtes, et nagu pushin ennast, et kui ma nagu tahan mingit asja ära teha, siis ma nagu teengi selle ära nagu nui 4. Aga hetkel ma ei tee seda üksinda ja ma saangi aru, et Pankas nagu teeb seda üksinda ja seda on väga keeruline teha üksinda sellist tarkvaraarendust, kus ta peab olema nii disainer, testija kui mis iganes muud ülesanded seal on ja mina nagu ei oska teda sellise know-how'ga lihtsalt toetada. Kas sa saad oma doktorikraadi kätte siis, kui sul on see valmis või on sul see enne juba taskus? Selles suhtes, et ükski doktori töö ei ole mingi vidina välja töötamine. Et doktoritööl peab olema teaduslik väärtus ja mingi vidina, võib ju igaüks, see on insener, teeb mingid vidinaid, eks. Aga minu see pool ongi see, et ma vaatan, kuidas õpetajad reageerivad selle vidina kasutamisele, kas nad usaldavad seda vidinat, kas nad võib-olla usaldavad liialt seda vidinat ja hakkavad liialt sellele masinale siis toetuma ja täiesti lülitavad oma kriitilise mõtlemise välja, mis ei ole ka midagi, mis me sooviksime, eks. Et tuleb nagu vaadata seda kriitilise pilguga ja see on minu see osa. Ja ma lihtsalt loodan, et me saame selle tehisintellekti poole kas või natukenegi valmis. Sest et see idee kui selline on nagu tohutult äge minu arust. Ja õpianalüütikat kui sellist on uuritud. Uuritakse ka väga palju tehisintellekti kui sellist, aga ei uurita
seda, kuidas siis inimene suhtleb selle tehisintellektiga ja kuidas see inimese otsustusi mõjutama hakkab. Et see on siis minu panus ja mida ma loodan ka postdoc'is edasi uurida. Kus kohas? Seda ma ei tea veel. Et ma käisin septembris käisin Tampere ülikoolis, kus tegeletakse õpianalüütikaga ja kus oleks võimalik ka siis käia niimoodi, et ma ei ole veel suutnud oma perekonda ära rääkida, et me kuskile ära kolime. Läbirääkimised käivad. Et eks ma ise natukene nagu kibelen kuskile, ma ei taha öelda rahvusvahelisemasse, sest et mul on väga rahvusvaheline, mu juhendajad ei ole ükski eestlane, on hetkel siis Austrias, teine on Hispaanias, siis mu kolleeg, kellega ma igapäevaselt siis töötan, on Indiast pärit, et mul pigem on probleem see, et ma eesti keeles väga ei räägi sellest, mis on ka näha täna olnud. Et ma enamasti räägingi sellest inglise keeles ja kirjutan ka inglise keeles. Mis pärast on hea vahepeal ikkagi sellest eesti keeles ka rääkida, sest et ma ikkagi tahan seda eesti inimestele eelkõige siis suunitada alguses. Aga tegelikult ma arvan, et ei ole vahet, kus kohas ma seda teen, vaid ma loodan, et ma saangi teha seda koostööd jätkata nende inimestega ja et ma leian teisi nagu veel ägedaid inimesi, kes aitavad meil seda suuremaks teha. Et see on minu see point. See, kus sa kirjutad tegelikult ei ole vahet. Oma mingit tähtsust. Ja nüüd ma lähen jaanuaris, 10 päeva pärast, lähen Bergeni ülikooli ja seal on ka tugev õpianalüütika tiim. Mis sa seal teed siis? Meil on üks projekt, Tallinna ülikool ja Bergeni ülikool ja Tampere ja kes seal veel on. Ja siis kuna pandeemia tõttu ei ole, on vist ainult üks kohtumine päriselt saanud, siis nüüd lähme me 6 doktoranti. Lähme sellisesse kirjutamislaagrisse ja on seal ka seminar, kus me siis esitleme, mis meie teeme, need teised doktorandid räägivad, millega nemad tegelevad ja vaatame, kas meil on veel mingisuguseid kokkupuutepunkte, mingid aspekte, kus me saaksime üksteist aidata. Siis seal need professoritega saame üks-ühele aega, et rääkida läbi mingeid küsimusi, mingeid kohti, kus me oleme kinni, et kus nad saaksid aidata või meid võib-olla edasi, et olgugi, et meil on juhendajad, siis alati on nagu hea, kui tuleb veel keegi nagu 3. või tegelikult siis 4, kuna mul 2 juhendajat, täiesti selline erapooletu ja värske pilguga vaatab seda ja mõtleb, et okei, et tegite nii, aga mis te siin niimoodi ei võiks teha. Et eks ikka me oleme juba ka selliseks meeskonnaks nagu kasvanud ja võib vahel tekkida selline groupthink, et keegi annab mingi idee ja me ei hakkagi argumenteerima, me ei hakka kriitiliselt mõtlema, et kas see nüüd on hea mõte või mitte, meil on mingi sest ma usaldan seda inimest. Ja see ka alati ei ole, et siis on vahepeal hea võtta jällegi korraks aeg maha ja rääkida kellelegi teisele, millega sa tegeled. Kas sa kodus räägid sellest, millega sa tegeled? Oma abikaasale või? No ega ta väga vist ei saa aru, mis ma teen, aga ta sai aru, et ma tulen täna rääkima ja ta soovis mulle edu. et selles suhtes ta saab aru, et see on minu jaoks oluline ja ta näiteks aitab mul keeleliselt, kui ma eesti keeles olen mingid kirjutisi teinud või et siis ta vahel nagu loeb selle läbi. Ehk tema on see võõras pilk siis? Jah, tema on see võõras pilk nagu ja siis ta nagu ütleb, mis asi see on või et sellega ta aitab mind. Aga et ta nüüd süvitsi nagu saaks nüüd kõigest aru, siis kindlasti mitte. Miks ma seda küsin on, et ma kuulasin siin eelmisel aastal ühte haridusmõtte osa, kus oli siis
doktoriõppest juttu ja ma kuulasin seda ja mul jäi siuke tunne, et nad tegid nagu antireklaami doktoriõppele, et noh, et nii, et noh, lause oli umbes selline, et unustage oma eraelu ära, selleks ajaks unustage kõik oma sotsiaalsed suhted ära, et põhimõtteliselt noh, et ongi ainult see doktoriõpe. Et milline osa sinu elust ja kui palju võtab see doktoriõpe praegu? No eks see oleneb ka, kuidas seda teha, et kui sa oled näiteks täiskohaga tööl ja sa lähed doktorikraadi omandama selle kõrvalt, noh, eks siis tuleb ise mõelda, mille arvelt sa siis võtad seda, eks, vaba aja arvelt. Aga mina alguses 2 aastat, esimene aasta ma olin täiesti imiku kõrvalt, siis oli juba kene suurem ja hakkas lasteaias käima, siis sain juba natukene lahedamalt tegeleda sellega. Ja siis ma eelmisest aastast võtsin ka õpetaja töö kõrvale lihtsalt selleks, et mul hullult meeldib õpetada esiteks ja mulle nagu õpilastega see suhtlus ja kõik see arenemine ja koostöö ja kõik see on minu arust nagu nii äge. Ja teisalt ka selleks, et ma oleksin selles keskkonnas, et ma saaksin ma ei taha nagu olla selline teoreetik, kes kuskil kaugel pilve peal ütleb mingeid asju, kuidas peaks teoorias olema ja siis tegelikult ise elust mitte midagi ei tea. Et mulle tundub see nagu natukene õudne. Ma tean jah, et kuna ma olen ise olnud ikkagi selline tugev praktik väga pikalt, siis nüüd on mul aega olnud seda teooriat nagu alla saada ja nüüd tänu sellele, et ma saan olla selle tugeva teooriaga tegevõpetaja ja mul on kolleegid, kelle juurde ma saan pöörduda, et katsetada mingeid asju, et mõelda, siis see annab nagu nii palju juurde sellele kogu kogemusele. Ja sellepärast loomulikult see summa, mis makstakse doktorantidel ei ole väga suur, eks. Palju see on? Stipendium on 600 eurot vist. Jah. Et ainult 600 euroga ära elada on keeruline, eks. Et see on arusaadav, aga nüüd minu arust ongi see, et noorem teaduri koht tuleb vist nagu juurde, et siis need 2 kokku siis juba saab olenevalt, eks, mis elustandardid soovitakse, et siis saab tegelikult ka olla nii, et vähemasti ei pea täiskohaga tööd sinna nagu kõrvale tegema. Ja minul on Tartu rakendus kolledžis selline väga paindlik, et ma saan ise nagu öelda, millistel päevadel ma annan neid tunde. Nagu, see on nii äge, et ma nagu saan seda teha, et mul on nii ägedad õpilased. ja kus see ära võtab? No eks ta igalt poolt nagu natuke. Aga mina üritan niimoodi, et ma teen oma tööasjad ära töö ajal ja kui mul laps tuleb koju, siis ma olen temaga. Sest ma vaatasin, et sa oled osalenud sellisel kursusel nagu aja planeerimine doktorandile, et tundub, et see on ikka väga oluline selles astmes. Väga oluline, et ma olen professionaal. No ütleme nii, et ma olen kindlasti väga palju selles osas arenenud ja tulebki endale need prioriteedid panna paika, et tegevõpetajana pidevalt tegelesin nende tulekahjude kustutamisega, et tegeleda asjadega, mis tunduvad hullult olulised, aga tegelikult kui sa mõtled, milliseid pikki eesmärke nad siis täidavad, siis need ei olnud tegelikult võib-olla need eesmärgid, mille poole ma püüdlesin, vaid see oli mingisugune väljapoolt kellegi delegeeritud mingi ülesanne, eks. Aga nüüd ma ikkagi mõtlen, et et esimesena ma loen selle artikli, mis LAK-is konverentsil tuli just välja, mis nagu aitab minu doktoritööd ja siis ma võtan selle, ma ei tea, mingi artikli, mille kellegi review'd tahtis keegi teine. Et tuleb alustada jah, lihtsalt panna enda jaoks need prioriteedid paika ja mitte iseennast ära unustada.
ja mina ütleksin, et see sotsiaalsed suhted, mina leidsin endale nagu parima sõbranna tänu doktoriõppele, et tervitused Stellale. Et tema on inimene, kes, kuna ta on ka doktorant, tema saab aru, mida ma teen, mina saan aru, mida tema teeb, et siis ei ole vaja koormata abikaasat, et abikaasa ei pea olema kõige jaoks. Et mina küll nii antireklaami ei teeks. Ja eks on alati ka, kuidas nagu inimene seda enda jaoks mõtlebki, oi, nüüd ma ei saa mingi sinna peole minna, sest et ma pean mingit asja, ma ei tea, ei käi peol. Et kui endale need rutiinid saada paika ja magad normaalselt ja sööd normaalselt ja teed trenni, et siis tunnedki ennast hästi ja jõuadki rohkem teha. Trennini me jõuame, aga sinust kiirgab täiesti energiat, et kohe küsime, et kus sa selle saad, sest ma tean, et sa ärkasid täna 5:50 alles. Aga ma alati guugeldan oma külalisi ja ma guugeldasin pilti. Mis on esimene pilt, mis tuleb, kui sinu nime guugeldada? Mingi sportfoto või? Ei tule kusjuures, ei. Teadus 3 minutiga mingi. See on ka seal, aga tuleb tegelikult üks YouTube'i selline pilt ja saab kohe leida selle esinemise. Mis esinemine YouTube'is on üleval? Esinemine? Jah, väike selline esinemine. Tantsimine siis või? Ei, Eesti Teaduste Akadeemia. No ikka see Teadus 3 minutiga. Jah, ei, mitte päris see, aga mitte see ametlik, kus teised ka esinesid, vaid see, kus Liina Kersna vaatab sind suu ammuli. Tuled tuttav ette, jah? Ja. Ja see küsimus oli väga tore. See kõnetas mind, et mis tegelikult toimub rühmatöö ajal, ehk siis sinu doktoritöö nagu väike tutvustus. Ja see mahtus ka 3 minuti sisse, et see lifti kõne on sul vist väga hästi selge, ma arvan. No täna mul kindlasti ta nii hästi peas ei ole, et minge parem YouTube'i vaadake sealt. Aga jah, eelmine aasta oli hästi peas. Et üks asi, mis sind minu arvates iseloomustab seal ja üleüldse, on selline teatraalsus, et selline see, kuidas sa suhtled, et ilmselgelt sa ei ole see kuivik, eks ole. Et kas sa teed seda teadlikult või see ongi reet? Ma arvan, et mõlemat. Et eks ma sain aru, et kuidagi tuleb eristuda, eks. Mitte olla see haldab. Jah, et ma sain aru, et ma selleks tapeediks seal seina peal ei hakka, et olen ise tapeet, lendlev tapeet ja eks mulle ja eriti selle võistluse käigus ma nagu, kui me tegime selle eelvooru, siis meie see Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niigalas ütles mulle, et muidu on päris hea, aga fun'i peaks rohkem olema. Ja, et alguses oligi liiga kuiv ja siis mina läksin rabasse, Luhasoo rabasse, väga kaunis, ja mina mõtlesin, et mis ma siis teen seal, mingit nalja või mingit fun'i. Ja siis mul tuli see mõte see alguses, et ma nagu suhtleksin õpilastega. Ja selles suhtes see tuleb mulle loomulikult, sest et ma suhtlengi õpilastega. Et ka kui ma klassi ette lähen, siis ma nagu mõtlen alati, et ma tahan nagu sellist positiivsust edasi anda õpilastele, et nad tunneksid ennast hästi ja nad tuleksid ennast turvaliselt. Et mina nagu püüan endast anda nagu selle hea ja positiivse, et meil koos oleks hea seal olla. Kas see alati tuleb nagu super loomulikult? Ei. Et on päevi kindlasti, kus ma pean seda väga teadlikult tegema ja siis ma mõtlengi, et fake it till you make it ja tegelikult, kui sa nagu hakkad naeratama ja hakkad rääkima häid asju, siis sa nagu lõpuks sa tunnedki ennast hästi või vähemasti natukene paremini. Et kui sa endale sisendad kogu ja räägidki mingi, see on halb ja too on halb ja siis sa mõtledki nendele halvadele asjadele ja siis sa üllatus tunnedki ennast halvasti.
et jah, ma ei ütle, et ei peaks kunagi nagu, tulebki vahel olla kurb ja nagu siis aeg maha võtta, aga vahel jah, aitab selline fake it till you make it, see filosoofia on ka natuke minuga käinud. Kas sa said tagasisidet ka selle esinemise kohta või selle... Ikka jah. Mis sulle öeldi? Et äge. Kuigi vist mitte ükski mu õpilane vist nagu mu praegune õpilane, mu endise õpilase küll, kes mõned on mu sõbrannad hetkeks on ju ja niimoodi, et siis nemad küll kirjutasid mulle, et nad vaatasid, elasid kaasa ja nii lahe ja et üldjoontes oli ikkagi, ma ei mäleta küll, et keegi oleks midagi et ma ei tea, üle pakutud mingi troll. Ei, see oli sinulik. Ma tean sind võib-olla natuke sellepärast. Et kui palju selliseid esinemisi tuleb sul teha või kui palju sa oled pidanud tutvustama oma doktoritööd? No tänu sellele võistlusele ja selle võistluse võitmisele, siis ma ikkagi natukene pidin seda tegema. Me räägime siis võistlusest nimega? Teadus 3 minutiga. Ja, et kus siis ongi teaduse populariseerimine, et ma enne seda võtsin ühe kursuse ka, kus ma esimest korda hakkasingi tegelikult päriselt rääkima sellest eesti keeles. Et enne seda ma olin ainult inglise keeles mõelnud ja rääkinud sellest. Aga siis ma nagu sain aru, et okei, ma peaks ikkagi eesti keeles ka sellest rääkima. Et sellega see kindlasti aitas mind. Et Arko Olesk oli see õppejõud, kes väga palju nagu aitas ja kui ma seda seminari või seda kursust poleks võtnud, ega mul poleks elu sees tulnud mõttessegi, et ma sinna võistlusel oleks läinud nüüd. Aga kui sa olid juba läbi teinud selle ja videosid olime juba varem siis tutvustamiseks valmistanud, siis ma tundsin nagu, et ma olen valmis ja ma tahaks sellest rääkida, sest muidu inimesed ei kuule ju sellest, kui ma ei räägi. Õige, et nokitsedki üksinda kodus. Ja. Aga nüüd ma käisin suvel, ma käisin inglise keele õpetajate suvepäevadel, siis ma käisin Harno suvepäevadel, siis ma käisin Sisekaitseakadeemia suvepäevadel. Nüüd, kui ma olen Bergenis, siis ma teen live otse ülekande Tartu Ülikooli hariduskonverentsile, mis on õppejõult õppejõule, vist on see, mida Mari Karm korraldab, kus siis, et õppejõududele anda ideid, kuidas paremini siis õpetada. Et neid ikka on ja tuleb. Väga lahe, väga lahe. Mul on mõned küsimused sulle, kiirküsimused. Sa vastad ühe või teise ja sul on üks jokker, kus sa ei pea valima kumbagi. Okei. Nii. Ja sa võid pikemalt analüüsida või sa võid lihtsalt jäädagi nii on ja kõik. Mõned küsimused siis veel kooli kohta ja mõned siis lähme vaatame, kes see Reet on. Nii, alustame. Masin või inimene? Inimene. Esimene või teine autor? Hetkel esimene autor, kuna ma pean see doktorikraadi. Sul on vaja kolme publikatsiooni, kus sa oled esimene, eks? Tegelikult vist ei olegi. Tegelikult vist ei ole, et sa ei pea olema esimene autor, sa pead olema vähemalt ühel vist esimene. Ainult, aga ma ei tea, ma olen see overachiever, ma ikka tahaks 3 esimest. Palju sul praegu on? Üks on avaldatud, üks on kohe-kohe avaldumas ja kolmandat ma olen siis juba, on poolik. Olgu. Overachiever, okei, saime teada. Õpetajaks sündinud või kasvanud? Kasvanud. Õpetajal on võim, jah või ei? Igal inimesel on võim, jah. Kas sina klassi ees oled pigem see, kes tahab olla see võimukas, et minu käes on ohjad, et see kontroll, et see distsipliin? Ei, kindlasti mitte. Ei, selles suhtes iga inimene nagu mina olen ikkagi eneseregulatsiooni usku. Mina olen õpetajana, mina olen selline nagu tee rajaja või ma annan nagu võimalused, et näed, me saame siit minna,
me saame siit minna, millise tee me valime täna, kas me valime kõik ühe tee või me lähme erinevad teed täna. Et ma kindlasti ei ole mingi türann seal, et nüüd hakkame kõik tegema samal ajal. See on meie erinevus. Et küll aga keeleõpetajana üks asi, mis ma teen, on see, et ma sõnade töid teen küll kogu aeg. See on siis see türann. See on see türann minus, aga see on lihtsalt nagu selline välise motivatsiooni nagu kuidagi, ma üritan sellega seda sisemist motivatsiooni nagu pidevaks õppimiseks, et õpetajal on see ka, et kui sa ei oota õpilaselt midagi, siis ta ei anna. Siis sealt ei tulegi mitte midagi. Aga kui sa ootad nii palju, siis tuleb võib-olla nii. Ja sul käsi käib praegu. Jah, käsi käib. Et selles suhtes, et sa pead ikkagi, sa pead uskuma õpilastesse. Ja. Ja mitte ka selles suhtes ei ole mõtet ka pettuda, et kui sa need ootustele nüüd ei vasta, et ikkagi igaüks õpib ikkagi enda jaoks lõppude lõpuks, et õpetaja ei peaks minust koju minema ja silmad peast nutma, kui nüüd keegi ei saanud aru, tuleb lihtsalt mõelda, kas saaks kuidagi paremini. Praegu mõtlesin, et kuidas seda oma treeneritöös nagu üle kanda, et kui inimesed nagu, teevad ka ju trenni, ma alati ütlen ka, et sa teed enda jaoks, eks ole, enda nimel. Et kui ta nüüd ei tõstnud, täna ei jõudnud lõpuni, et siis ma lähen koju ja nutan, eks ole. No jah, tundub nagu jabur, aga tegelikult nagu mina olen küll nutnud. Et see oleks päris hull, kui treenerina aasta lõpus lähed koju, et mu liikmed ei võtnud alla või ei saanud sellist lihasmassi, et nüüd on kurb, eks ole. Ja ma olen tantsutreener ka, on ju, et ega see on keeruline, et kas sa, kui palju sa nagu internaliseerid nende inimeste eesmärke nagu endasse, eks, aga eks see tuleb ka ajaga, et sa saad aru, et sa pead seda natuke lahus hoidma. Jolo. Nii, lähme edasi. TRD või TAS? No ikka tiig. Kui õpilane saksa keele, sa olid praegu sa ei ole saksa keele õpetaja. Ei, praegu hetkel ei ole, jah. Kui õpilane tegi artikli vea, kas sõna oli õigesti kirjutatud, palju see punkt on? Ei, mina ikka väga ei... 0,75 või? Olenes isegi õpilasest, sest mul oli ka selliseid individuaalõppekavaga õpilasi nende puhul ei olnud artiklil mingit vahet. Aga jah, et mina ikkagi, kui see sõna on, ma tahan, keel on ju nagu sõnumi edastamine. Kas ta on see, on kohti loomulikult, kus see artikkel hakkab mängima ka sõnumi edastamisel, aga see tase, mis meie seal saavutasime, siis seal neid enamasti ei tekkinud, et ikka jah, sõna on oluline. Olgu. Maa või linna inimene? Ikka vist ma võin mõlemad olla selles suhtes, ma olen olnud maainimene, ma hetkel elan ka külas. Ja sa kasutad jokkerit? Jah. Okei. Maa või linnakool? Linnakool vist peaks, jah, linnakool. Olgu. Tartu või Tallinn? Valisin Tartu lõpuks. Aga ta mulle meid Tallinnas käia. Räpina või Nuia? Nuia. Ma olin Nuias 5 aastat. 5 aastat ja päris kaua. Arvestades seda, et sa pidid sõitma ja olema. Ei, mu ikka süda jäi ikka natuke sinna. Jäi sinna, jah? Ei, ma ikka leinasin seda umbes aasta aega. Olgugi, et mul olid nagu väga ägedad õpilased nagu Tallinna Inglise kolledžis ka, aga see nagu see connection, mis mul tekkis nende tantsu nagu nende omaga ja minu enda klassiga, olgugi nemad nii lõpetasid, et sellega nagu saime panna punkti minu enda klassiga, aga jah, ja ma jätsingi selle tantsu nagu, see ei läinud edasi. Et selles suhtes oli mul, seda ma ikka leinasin, jah. Sa tegid seal trenne ka, eks ole, andsid? Jah. Nii et elavdasid Karksi Nuia elu? Ja ma sain isegi Viljandimaa kultuuripärli auhinna. Kultuuripärl või? Lahe. Nii, lähme edasi. Inglise või saksa keel? Ma ütleks isegi saksa keel, see on nagu siuke salakeel vahel. Et inglise keel on siuke nagu, common knowledge. Ja Reet, suur tänu sulle, et sa sellise toreda mõtte välja käisid. See meeldib mulle. Saksa keel on meie väike salakeel.
aga nüüd ma just eile üritasin kirjutada midagi sulle saksa keeles, siis ma mõtlesin, ma pole nii kaua saksa keeles rääkinud ega kirjutanud midagi. Aga mu üks juhendaja on sakslane. Aga kas sa räägid tega inglise keeles? Ma räägin tega inglise keeles, aga ma olen tega ühe korra rääkinud saksa keeles, siis kui ma olin padurase. Ma ei mäleta väga, mis ma rääkisin tega, aga see oli ikka viimast kuud rase, siis ma rääkisin tega saksa keeles. Siis sul juhtus midagi? Mingi klõks käib. Doktorikraad, õnn või õnnetus? Õnn. Grupi või paaristöö? No paaristöö on grupitöö üks vorm, nii et grupitöö. Looder või tuupur? Tuupur. Sinu tegelikult doktoritöö eesmärk on ka see, et me ei saaks looderdada. On ju? Sest et nagu tuupur kui selline, mina arvan, et inimesel on antud, eks, mingid oskused, mingid nagu eeldused. Aga mina ikkagi olen rohkem selle nagu kasvamise ja sellesse usku, et kui inimene näeb vaeva, siis ta saab ikkagi ka saavutada nagu ma arvan, nagu paremad tulemused ja olla rohkem rahul endaga, kui see looder, kellel on küll hullumoodi antud, aga kes tegelikult ei rakenda seda ja kes lihtsalt raiskab oma seda potentsiaali. Et potentsiaal on tore, aga inimene peab ise ka aru saama sellest. Et sellepärast ikka see eneseregulatsioon ja eesmärgistamine ja kõik see on nagu väga oluline. Doktoriõppe uuesti kindel jah või kindel ei? Uuesti nüüd, kui ma peaks uuesti või? Ma läheks uuesti. Kindel jah. Hommiku või õhtu inimene? Hommik. See oli õudne selle esimese aasta juures, et ma tegingi paljud nagu kirjutamise mingid asjad, et ma pidin õhtul tegema. Üldse. Ei ole. Et panin nagu lapse magama ja siis nagu tegin mingeid asju. Või teise aasta alguses või, kui ta nagu oli suurem juba, et ta ärkas varakult ülesse. Ja siis ma pidin jah mingeid asju tegema mingite ainete jaoks nagu õhtul, aga no siis ikka üldse ei genereeri. Hommik, jah. Täiskasvanud või lapsed? No minu süke idea alates 7. klass on selline, kuigi ma hetkel õpetan ka täiesti lasteaialapsi, aga ma tunnen, et ma nagu connectin kõige paremini sellise nagu alates puberteedist. Okei, et pigem siis täiskasvanu. No see on pigem täiskasvanu poole läheb, jah. Tasa ja targu või schnell? Schnell ikka, ma olen rohkem schnell. Okei, Stuudio X või Zumba? Stuudio X. See tuli kiiresti, aga Zumba? Oled käinud, teinud? Ma olen käinud, aga tead, ma tegelikult nagu täiesti vihkan seda old school aeroobikat ja see Zumba läheb veits sinna nagu suunda, et kus sa nagu teed mingi neid ristsamme ja kõrvalsamme ja mamboruut ja jumal, mul see on nii õudne, et kui ma tahan tantsida, siis ma tahaks nagu päriselt tantsida, mitte mingit paaris mingit sammu või mis iganes asjad need on seal. Või nagu mingit suvalist ristsammu teha, kus ma selle ühe käe lõpus seal üles tõstin, et siis ma tahaks nagu päriselt tantsida või ma tahan päriselt trenni teha, nagu tugevalt lihas nagu võhma või siis lihas koordineeritud sellist targeted muscle training. et sellepärast see Zumba ei ole, aga ma saan aru, et selline tavainimesele on see nagu väga hea sümbioos tantsust ja trennist. Aga jah, minu jaoks on siis nagu kas üks või teine. Sa kasvatad last, sa teed doktori asju, sa oled õpetaja, sa käid veel trennis ka? Ma käin trennis ja ma olen ka tantsu nagu õpetaja. Ma käin Maarja Magdalenas korra nädalas ja mul on 3 rühma seal. Meil kõigil on 24 tundi päevas. Palju sul on, Reet? 24. Kuidas? Ja ma kohvi ei joo. Sa ei joo kohvi üldse? See on küll huvitav fakt. Ja. Pole kunagi joonud või oled maha? Põhikoolis kunagi. Aga mu ema isa on kohvihoolikud. Nagu päriselt. Nagu 10-13 tassi nagu kohvihoolikud olid siis, kui nad tegid nagu, kui nad olid eraettevõtjad mõlemad, kui neil oli
mitu firmat ja nii edasi. Nüüd on natukene läinud paremaks. Aga tuleme ikkagi selle juurde. Nii et see on ikka räige aja planeerimine, et tänane päev on sul ka kindlasti täiesti minuti pealt planeeritud. Täna ma planeerisin ära isegi kõik värgid-särgid, aga siis ma natukene mõtlesin, et kuna ma homme lähen kooli õpetama, et siis ma täna ikkagi ei lähe raamatukokku, või ma lähen koju ja teen need asju kodust. Aga massaažis käin, jah, siin. Seda jõuad ka veel teha? Seda jõuan. No enda eest saab hoolitsema selles suhtes, et keegi teine on egoistlik mõelda, et keegi teine peaks sinu eest hoolitsema. Et enne oma tass täis ja siis saab rõõmsasti teistele ka valada. Sa peaksid tegema mingi kursuse, et kuidas seda kõike jõuda, et ma ühes doktori suvekoolis tegingi aja planeerimise selle. Nii. Aga see oli väga lühikene. Ei, väga huvitav oli. Minul, ma ei tea, kas teist. Kas sul on füüsiline kalender? Mul on uus. Mul on Remarkable 2. Nii, näita. Oota, ma teen pilti ka, siis ma panen pärast ülesse. Ossa. Ja, väga peen. Ja see on siis kõige alus, see, kuidas sa kõike jõuad? Jah, et see on siis selline... See on siis, et siin on kõik kogu see kuu näha, siis sa saad nädala ära planeerida. Ja siis saab ka minna nagu täiesti ühe päeva peale, et üks päev ka täiesti kõik nagu mis on kui lahe ära ja siis mul on jah siin to-do listid, siis selle panen copy-paste, nagu panen, et selle ma teen sellel päeval ära, sellel ja siis kui mingi asi jääb tegemata, siis lihtsalt kopeerid järgmisse nädalasse. Aga et sa näed ära nagu, sa pead mõtlema nagu mille jaoks ma neid asju teen. Et kas mul on kõik need asjad, siis ma kasutan ka, siin ei ole värve, aga kui sa ekspordid neid, siis on need ka erineva värvidega, et siis ma panengi, et tugev trenn on ühe värviga, siis selline taastav trenn või taastavad harjutused, massaaž on siis teisega, siis ma nagu vaatan, et need oleks tasakaalus, et ma ei teeks ainult mingi hiidtrenne terve nädal ja siis mitte ühtegi. Mitu trenni sul tuleb nädalas? No praegu ma olen, vahepeal oli 5 trenni, pluss siis trenni andmine. Aga nüüd on natukene vähem, ma ütleks, et tuleb mingi 4 ja ma jooksen ka. Ja pika ma jooksen. Ja maratoni jooksin nüüd 3. Mul lihtsalt silmad on niimoodi praegu. Aga ma arvan, et see asi nagu ongi, see läheb kõik kokku selle maratoni nagu Mindsetiga, jah. Et sa nagu saadki aru, et see nagu, no et mingi hetk tegelikult on ka maratoni aeg nagu selline flow, et sa lihtsalt nagu lähed ja siis sa saad aru, et nagu sa oled nagu nii nagu jaburalt palju jooksnud juba ja siis sa nagu ikkagi jooksed veel. Aga lihtsalt paned edasi. Ja siis samas nagu see nagu ennast ületamine kogu aeg, et see mingi väike siga põssa ikka nagu ütlema mingi, miks sa jooksed siin nagu mingi, mine istu telekat ja vaata. Aga jah, telekat ma ei vaata tõesti enam, et ainult Netflixi mingid sarjad on, mis ma siis vaatan, kui ma triigin. See saab välja lülitada pea. Kas sa läbi põlend oled? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et korduvalt. Aga nüüd ma olen juba nii vana, et nüüd ma lihtsalt üritangi seda rohkem ennetada. Nüüd ma olen nii vana. Reet, sa ei ole nii vana. No kui sa ikka oled koolis, muidu võib-olla ei tunnekski ennast nii vana, kui sa nagu koolis oled, vaata siis nagu räägid nagu nende, mul on need itipoisid, kellega mul on väga palju tunde lihtsalt. Ja siis me räägime mingi igast teemadest ja nii ja naa ja siis ma nagu küsin, et kuidas teil seal auto juhtimine nii ja siis mul tuleb meelde, jah. Te olete alaealised. Sul läheb meelest ära vähema. Ja siis nagu räägivad ju täiesti sellist mõistlikku ja täiskasvanulikku, et me saame mingid X teemasid arutada, aga jah, siis mingi hetkel sa saad aru, et okei, et ma olen ikkagi mingi 15 aastast neid vanem. Aga õnneks mul on seal üks 22-aastane ka, kellel on autojõulu, et siis me saame rääkida seal vana inimeste juttu. Ma panen sind proovile kommidega. Sa pead võtma pimes ühe kommi ja maitse või tunnetuse järgi ütlema, mis värvi see komm on. Mis värvi või? Jah. Aha.
noh, vaata, Selline. kas sa suudad nagu oma meeli. Ma ulatan sulle. Nii võtta, üks kopp. Sa nuusutad ka. No väga ma hea. arvan, et see on pruun. See oli Coca-Cola nagu. Õige. Õige. See käis kähku. Nii nagu ikka reedal asjad käivad kähku. Schnell. Jah. Kas sul on veel midagi hingel, mida sa tahaksid jagada? Ärge tehke asju üksi, mida saab teha kahekesi või mitmekesi. Et üksi pole mõtet teada. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!